See on 1000 aasta vanune mahajäetud loss Itaalias. Selle ajalugu algas aastal 1029 ja see jäeti maha 2021 aastal. Ja kõik on seal sees endiselt alles, täiesti maha jäetud, lagunemas. Ja las me viime teid ringkäigule selles kaunis paigas. Jah, sa kuulsid õigesti. See loss, mis kõrguvad Itaalia mägedes, on peaaegu 1000 aastat vana. Selle lugu algas aastal 1029, kui seda esmakordselt mainiti kirjalikes allikates. Kindlustatud linnus, mis seisis sellel künkal, ehitati selleks, et valitseda alloolevat orgu ja kontrollida liikumist läbi mägede. 20. sajandi keskpaigaks muutus see, kelle käes oli võim selles piirkonnas. 1164 aastal andis Balbrosa kindluse Malaspina perekonnale, tähistades sellega ühe Põhja-Itaalia mõjukaima dünastia sajandite pikkuse valitsemise algust. Sellest hetkest alates polnud Palee enam lihtsalt sõjaline eelpost, vaid sellest sai võimukeskus, mis valvas iidseid kaubateid, mis ühendasid rannikut Põhja-Itaalia südamega. Kuid selle roll ei piirdunud ainult sõjapidamise ja võimuga. Seetõttu pakkus loss 1300 aastate alguses varjupaika ka ühele ajaloo mõjukaimale kirjanikule, Dante Alighieri'le, jumalik komöödia autorile. Sajandite jooksul kindlus arenes pidevalt edasi, müüre tehti paksemaks, torne tugevdati ja eluruume laiendati. See, mis algas kaitse-eitisena, muutus aegamisi aadlige residentsiks, kus põimusid poliitika, kultuur ja strateegia. Kuid 18. sajandiks selle roll hääbus. Pere kolis mäele, teed kaotasid oma tähtsuse ja loss jäi maha. 20. sajand ei säästnud seda sugugi. Teise maailmasõja ajal okupeerisid lossi Itaalia väed. Kaasaegne restaureerimine 80-ndatel tõi nendesse saalidesse elu tagasi, kuid ajalugu kordus. Uksed suleti taas ja toad jäid jälle vaikseks. Täna seisab see mahajäetuna. Ja kui sul juhtub olema 1,2 miljonit eurot niisama vedelemas, siis see koht ootab endiselt päästmist. Tere tulemast kõigile Bros of Decay kanalile. Mina olen Leslie, kaamera taga, meil on Luke ja me seisame siin selle ilu ees, mida täna avastama hakkame. See 1000 aastat vana mahajäetud loss Itaalias on tõeline hiiglane. Jah, see tundub tõeliselt keskaegne, täpselt nagu kindlustatud loss. Jah, see on kindlasti kaitselinnatis ja see ehitati selleks umbes 1450 aastal. Aga las me kõigepealt viime teid ümber selle kinnistu, enne kui näitame teile selle hämmastava kindluse seest ja väljast. Ainus kurb osa selle juures on see, et see on praegu maha jäetud. See oli päris pikka aega muuseum ja see on tegelikult huvitav ajalooline fakt. Sest kui me sisse läheme, siis tundub nagu oleks see muuseum. Ja see ongi selle juures kurb, sest palju polekski vaja, et sellest jälle muuseum saaks. Tuled töötavad endiselt. Jah, üks neist töötab. See on nii kummaline, et keegi maksab nende eest. Vaata, Itaalias on külm. Jah, praegu on umbes 7 hommikul. Otsustasime selle väga vara teha. Me ei tea selle kõiki üksikasju, nii et pead natuke ettevaatlik olema. Jah, kahjuks pole keegi siin juba tükk aega midagi lõiganud ega trimmerdanud. Ja siin me jõuamegi pea sissepääsu juurde. Jah, ilma võtmeta siit sisse ei pääse, jah, ja meil vedas, et küljel oli uks lahti. Muidu oleks siia sisse pääseda olnud peaaegu võimatu. Jah. Vaata seda hiiglaslikku kella seal. Vaata. Võib-olla enne kui lahkume, ma löön seda kella, teeme seda video lõpus. Kas see on häirekella helistamiseks? Ma arvan küll, mingi sisse tungijate häire või midagi sellist. Jah. Jah, ma tunnen, et pean seda kella lööma, aga hiljem. Okei, jah. Koha eesmine sissepääs. Kuidas seda nimetatakse? Tõstesild. Ma kujutaksin ette, et see oli tõstesild, aga siin seda ei ole. Ei, aga sees on mingi mehhanism, mida nad vaatavad üle. Jah, me teeme seda siis, kui oleme sees. Siil on üks pisikene linnake. Mis on ka selle koha juures, jah?
see on kohe seal üleval. Nad ilmselt juba nägid seda droonivõtetes. Aga see siin saab olema meie sissepääs. Veel üks asi väljaspoolt. Siin näete, et seintele on kõrgust juurde ehitatud. Nii et see koht on juba olemas olnud alates aastast 1029. Aga aastal 1459 muutis Malpesa perekond, kellele see koht kuulus, selle tegelikult kindluseks. Tõstis seinu, lisas suurtükijavad ja tegi sellest kaitserajatise teiste kindluste ja kõige muu vastu. Nii et seal näedki selle koha lõplikku kujundust. Olgu, vaata, lähme vaatame järele. Läheme paneme selle kinni. Ja. Läbi selle koha puidust uste. Jaa. Mulle meeldib nii lahe, kuidas need avanevad ja sulguvad ning kuidas need välja näevad, pagan. Vaata, kas sa kujutad ette, et me astusime just kohta, kus kuningad ja isandad kunagi elasid tol ajal. Et nende seinte vahel on toimunud 1000 aastat ajalugu. See on hullumeelne. Ma arvan, et see on ülimalt põnev. Ma ei tea, mis ruum see on, kuhu me just sisenesime. Jah, seda on üsna raske öelda. Ma mõtlen, et see on turistide vastuvõtulaud. Jah, kui see 1985 aastal taastati, siis see on kindlasti Pariisina perekonna oma. Ma arvan, et nemad ostsid selle koha, siis taastati see ja nad pidasid seda kohta 40 aastat peaaegu turismiobjektina. Aga mingil põhjusel nad müüsid selle maha või jätsid selle maha. Siin on isegi väike käik, mis viib üles ja viib sind selle suurtüki augu juurde, sinna akna juurde, kus sai tulistada. See on Malaspina perekonna algne vapp. Jah, nad on seda lossi valitsenud alates 1169. aastast. See on nii pikk aeg. Nii vana kohti ei näe just tihti. Ei suugi mitte. Me oleme kanalil filminud vaid mõnes üksikus kohas, mis on 1000 aastat vanad. Ma panen selle siia üles lingina. See on samuti koht Itaalias, nii et vastuvõtusaal. Vaata seda, see on ka väga lahe. Ja ka need seinaküünlajalad näevad nii keskaegsed välja ning need on sõna otseses mõttes seina sisse ehitatud. Mis see esimene tuba siin oligi? Me olime siin eile üsna hilja. Õige. Sul on see jälle meeles. Jah, ma mäletan. See on banketisaal. Banketisaal, kurrad. Suur söögisaal, kus isandad ja kuningannad kunagi sõid. Ma ei teagi, kuidas sellises ruumis alustada. Jah, kas jätame selle video hilisemaks? Muidugi, teeme nii. Jah, sest mulle tundub ka, et on parem, kui valgus siin ei ole. Lähme kõigepealt sisehoovi, nii et olge meiega, sest näete selle toa täielikku ringkäiku ja veel ühte vappi sisehoovis. Jah, see on teine. Ja kui näete siin üleval krooni, siis teate, et see on kiiver. Teate, et perekond oli aadliperekond ja et perekond oli lahingutes võidelnud ning oli välja teeninud õiguse panna see kiiver oma vapi tippu. See oli siis see uks, mille ees me just seistasime. Jah, see osa mulle tõesti meeldib. See tundub tõeliselt keskaegne või nagu mõni troonide mängu võttepats. Tead küll, täpselt hobused sõidavad sisse ja rüütlid tulevad sisse. Jah. Jah, seal üleval näed natuke mehhanismi, eks. Jah, ma arvan, et keegi mingi valvur või keegi selline seisaks seal ja tõstaks siis värava üles või midagi sellist. Jah, sa pidid need latid üles tõstma tõepoolest. Vau, ma tahan siia alla vaadata, sest me käisime eile selle lossi ümber, aga me pole sellesse ruumi vaadanud. Vaata, vau, jaa, muidugi. Noh, see on loss ilma veinikelderita ja ilma 10 pudeliteta, mis sinna alles on jäänud.
vaata neid, need on kõik veel täis. Mulle tõesti meeldib see puidust pudel. Jah. Kas sa tead, milleks see on? See on selleks, et kork sisse panna. Täpselt nii. Jah. Neil on isegi vapid peal. Oh, wow. Jah, tõesti, väga eksklusiivne vein. Ma arvan, et see on alati olnud veinikelder. Looks like it. Oh, vaata seda. Kas see on päris keskaegne lühter? Vau, milline see. Okei, lähme tagasi välja. See on nii suur au siin olla. Ma tean, loss oli 2021 aastal müügis hinnaga 1,2 miljonit eurot. Ma mõtlen, et see ei tundu lossi kohta kuigi palju. Ei, ja muidugi vajab see restaureerimist. Aga ma mõtlen, et 1000-aastase lossi kohta pole see ju nii hull. Ausalt öeldes pole see tegelikult nii hull. Aga kõik, mida sa sellises kohas teed, peab olema korralikult tehtud. Yeah. Asi ongi selles. See maksab muidugi palju raha, aga kõik uksed on ka lahti. See on miski, mis mind hämmastab. Yeah. Nagu neid lihtsalt ei huvita see enam. Ma mõtlen, see on teatud mõttes väga väike loss, eks? Jah, on küll. Ma mõtlen, see polnud ka väga väike ega suur linn, mida ta pidi kaitsma või mille eest ta pidi kaitsma. Aga see oli ka oluline punkt ja kaubateed läksid siit läbi, kus inimesed tavatsesid peatuda ja magada, mille juurde me hiljem tagasi tuleme. Kaev. See läheb sügavale. See läheb otse keldrisse, vaata. Oh jaa. Jah, see siseõu. Ma leian, et see on üsna võluv. Jah, ma arvan ka nii. Ma lihtsalt alati püüan ette kujutada, kuidas see kunagi oli. Nagu see oli sajandeid tagasi, kui isanda rüütlid ja kõik teised olid veel siin. Aastal 1400 lisati ka see kabel siia, see on laiendus. Nii et see on ainult 500 aastat vana. Sa näed ka, kui erinevat tellist nad siin ja siin kasutasid. Yeah. Sest see torn on alati siin olnud ja see kabel on ainult 500 aastat vana. Ainult 500 aastat vana. Vaata uuest. Vau, kas see pole ilus? Jah, see uks pole muutunud. Ai! Astu sisse. Vaata seda. Väga väike kabel. Ja siin on saksa keeles kirjas. Gelobt sei das Allerheiligste. Miks see on saksa keeles kirjas? Ei tea, me oleme praegu Itaalias. That's so weird. See ongi see, mida seal öeldakse. Ukse peal on täpselt sama logo. Jah. Seinas on väike nišš. Sinna saab panna preestri veini, samuti natuke kunsti kogu kabeli ulatuses. Jah. See tundub vana. Ja. Oota, ütleme siin midagi. Ingas. Midagi. Ja, Antoni Jeesuse variant. Kas see on Püha Antonio oma? Ma usun küll, jah. See võib olla nii, jah. Väga ilus skulptuur, tõenäoliselt tehtud kipsist. Jah, see ei ole väga vana. Polsterdatud toolid on ikka veel siin. Kas neil on vapid peal? Ei, tundub, et need on tuhmunud lillemustrid. Jah. Vau. Kas sa nägid seda risti, muide? Millest? Seda siin. See näeb välja nagu palveränduri rist, krutsifiks. Kuidas neid jälle kutsuti? Ristisõdijad. Jah, ristisõdijad. Ristisõdijad, jah, ja nad on sellel hobuse seljas või midagi sellist, jah. Ja vaatame siia poole. Meil on veel paar kunstiteost. See ei ole päris maal, ei, see on lihtsalt repro. Donor, Jani ja Santo. Wow. Alberto Di Putrio. Ja neile meeldib ka see küünal siin. Jaa. See siin on hämmastav. Wow, nii palju asju ripub selle küljes. Ära segame seda.
ma arvan, et see viib silla mehhanismini, eks. ja siin sa seisad silla peal, tõepoolest, kust me tulime. ja siis see ei ole üldse ühendatud. ma arvan, et see on nüüd käsitsi, aga varem oli see nii. Siit tõmbad silla ülesse. Või tõkkepuud. Või tõkkepuud. Jah, see ei ole sild. Kuidas sa seda nimetaksid? Isegi tõkkepuid joonistada. Jaa. Ja neil on siin veel üks kell. Mul on nii suur kiusatus kella helistada. Jaa. Vau, okei, lähme edasi. Vaata, just nägin, et me saame ka lossi müüride peale ronida. Jah, see kõlab lahedalt. Lähme, ole ettevaatlik. See siin on lahti. Jah, ma arvan nii. Need piirded siin lisati 1885. ja 1985. aastal. Rüütlitele, isandatele ja kuningatele ei olnud siin piirdeid. Kui nad kukkusid, siis nad kukkusid. See on üsna kitsas, jah. Jumal. Mis? Vaade siit ülevalt on imeline. Vau. Ma olen hämmastunud. Jah, et loss on nii kõrgel. Vaatame. See on punkt. Jah, me ei saa siin liiga kõrgel olla. Lihtsalt vaata ilmselt Guardiara poole. Nii lahe. Me oleme praegu 750 meetrit merepinnast kõrgemal. Aga tundub küll kõrgem. Jah, kindlasti. Okei, lähme tagasi. Selles kohas on palju asju, mida vaadata. Nüüd saame sinna üles minna. Ma mõtlen, nad on meile juba punase vaiba lahti rullinud. Jah. Isegi lõhn, mis toast tuleb, on mu nina jaoks puhas nauding. Õige, see on see tuba. Jah, see oli neist kahest vähem huvitav. Jah, aga siin on kena kamiin. Ma arvan, et koos originaalmööbliga oleks olnud uskumatult äge tuba. Kindlasti kamiin koos marmori ja kõige muuga sellel Marmor ja puid. See on siin üleval väga armas moodne koht. Jah. Siin on 2 moderaatorit. Jah, kas sa arvad, et nad süütaksid selle seal sees oleva puiduga? Ma arvan küll, jah. Väga kummaline. Aga see on kindlasti ka suur söögituba või banketisaal, kus omal ajal korraldati uhkeid pidusid. Kas siin all on nagu originaallauad? Ei. Ei. Üldsegi mitte. Kindlasti mitte praegu. Üldse mitte. Kapid ja kõik muu, aga kena lühter. Jah, see on kindlasti keskaegsest uuem, eks? Jah, kindlasti. See näeb välja nagu renessansi Louis XV stiil. Ja kui sa võrdled seda näiteks selle teise rühtriga siin. Jah, see on pigem keskaegne. Jah. Ja seal on ka Firenze liilia motiiv sees. Kas sa nimetad seda Fleur de Lisks, kui see on Firenzest? Ma ei tea, kuidas seda nimetada. Fleur Firenze. Fleur de Firenze. Hei, vaata, see on Dante Alighieri. Jah. Ja ma tean, et sul on selle kohta midagi öelda. Ma ei tea temast palju, aga see on Dante Alighieri, kui ma seda õigesti ütlen. Ta kirjutas jumaliku komöödia ehk Põrgu. Ja ta tegelikult elas siin, kui ta oli pagenduses. Nende seas, kes siin varjupaiga leidsid, oli Dante Alighieri. 14. sajandi alguseks polnud Dante enam lihtsalt luuletaja, vaid ka poliitik, mõtleja ja mees, kes oli sügavalt seotud Firenze võimuvõitlustega. Kui need võimuvõitlused tema vastu pöördusid, saadeti ta pagendusse, keelati oma linna siseneda surmanuhtluse ähvardusel, võeti talt kõik ametikohad ning ta oli sunnitud elama Põhja-Itaalia mõjukate perekondade kaitse all. Just selle pagenduse perioodi jooksul viibis ta siin Malaspina perekonna kaitse all. Mitte luksusliku külalisena, vaid austatud intellektuaali ja poliitilise liitlasena.
Ta oleks elanud kindluse südame lähedal, peasaali juures, kus toimusid arutelud, tehti otsuseid ja saabus uudiseid välismaailmast. See oli tema elus pöördepunkt. Emal da Tuna Firenzest keskendus Dante täielikult oma kirjutamisele. Mitte kaua pärast seda perioodi jätkas ta tööd jumalikkomöödia kallal, selle monumentaalse poeemiga, mis kirjeldab teekonda läbi põrgu, puhastustule ja paradiisi. Lugu jälgib Dante ennast, keda juhatavad esmalt Rooma poeet Vergilius ja armastatu Beatrice. Selle teekonna jooksul kohtub ta patuste, valitsejate, paavstide ja ajalooliste tegelastega, kellest igaüks on hoolikalt paigutatud moraalsesse universumisse, kus igal teol on tagajärg. See teos oli oma aja kohta väga vastuoluline, asetades avalikult mõjukad poliitilised ja religioossed tegelased põrgusse, uurides samal ajal pattu, lunastust ja lõpuks hingeteekonda Jumala poole. Ja just see teebki selle loo nii silmapaistvaks. Need samad seinad, mis kunagi varjasid meest, kes kujundas lääne kirjandust, seisavad nüüd taas tühjana. Ta oli poliitiline tegelane. 1300-ndatel elas Itaalias, Firenzes. Ja ta saadeti Firenzest pagendusse, sest ta oli Firenzes ühe partei vastu. Ja siis inimesed, kes seda lossi haldasid, võtsid ta enda juurde külaliseks. Ta viibis siin üsna kaua ja on selle lossi inimestega väga tihedalt seotud. Jah, on väga huvitav, et ta siin oli, sest ta on kirjanduses väga mõjukas isik. Ja, tõesti lähe. Need konstaablid on ka väga toredad. Ja. Miks Prantsusmaa lipp ripub? Oi ei, see on Itaalia lipp. Ma olen värvipime. Lõpeta ära. Seda, me vaatasime seda ka eile, aga ma ei suutnud selle tausta välja selgitada. Ja, siin on Americano Alvarsi. Ma ei tea, mida see tähendab, aga kas see tähendab, et siin on lihtsalt mingi ameeriklane. Ja siin on Vene Nikola Dragon. 1925. 1943 sõja ajal. Jah, ma ei saa sellest eriti midagi aru. See lihtsalt vedeles siin. Võib-olla nemad saavad. Okupatsioonialune Itaalia. Võib-olla kasutati seda lossi mingil hetkel sõja ajal kaitseehitisena. Ja. See võis nii olla, eks? Jah, see ongi see, ma arvan, et see oli okupeeritud, sest siin on ka kirjas Ministero del Italia Occupata ja ma eeldan, et see tähendab okupeeritud. Jah, aga asi on selles, et 1945 aastal oli see loss samuti veel Varemetes. Seda polnud veel taastatud. Jah. Nii et nad okupeerisid tol ajal Varemetes lossi. Jah, võib-olla neil lihtsalt oli siin sisehoovis suurtükivägi või midagi sellist, ma ei tea. Jah, see loss on lahinguid näinud. Ja mulle meeldivad ka need sisse ehitatud kapid. Jah. Enne kui edasi liigume, lähen ma selle eseme juurde. Jah. Sest need on tegelikult värvitud. Vabandust, natuke on karpi surutud. Tundub, et Dantel on kuld ikka veel seal sees. See on 1166. Ja, Barbarossa. Nii et tema oli viimane isand, kellele see koht kuulus ja pärast seda müüs ta selle koha maha. Ja siis tuli siia Malaspina perekond ning tegelikult valitsesid nad seda lossi 7 sajandit. See on meie suguvõsa jaoks üsna pikk aeg. Miks on see nägu nii erinev teistest? See näeb välja nagu maal, ma arvan. Aga see on nii erinev teistest. Ja. Võib-olla on see hilisemast ajast. 1788 oli viimane päev, mil Malaspina perekond siin elas. Nii et jah, siis nad mingil põhjusel jätsid lossi maha. Okei, mis meil siin on? Ole ettevaatlik, vaata, jah, sain aru. Jah. Seal on ka Barbarossa. Ja siis meil on vapp, veel üks vapp. Ma ei tea, mis vapp see on. Oleme seda vappi palju näinud. Yeah. Näeb välja nagu Šveitsi vapp, aga siis krooniga peal. Ja. Oleme seda mitu korda näinud. Kas see ei ütle midagi? 1800, ma ei tea, kes see on. Ja väga suur. Oled sa kindel? See on Barbarossa. Siin on kirjas Obizzo Malaspina. Malaspina on see. Jah, see on järgmine. Nii et mõned aastad pärast seda omandasid nad lossi 1169 aastal. Aga see võis juba tollal olla nagu selle perekonna joonistus. Väga mõjukas perekond. See rebitud joonistus. See on kurb, sest see oli täiesti ilus joonistus. Jah, täiesti nõus. Milline ilu? Kas me saaksime siit alla minna? Ma ei usu, et saaksime. Ei, see oli tuba siin samas kõrval. Vaata, jah. Jah, see on tuba minu kõrval.
nii palju asju, mida vaadata. Jah, trepp oli siin, nii et siin on need tagaruumid ja siit saame alla minna. Ja nüüd on aeg otsi tuba. Jah, me oleme tagasi. Ma arvan, et see on kaugelt mu lemmiktuda kogu selles kohas. Jaa. Kui ilus on. See tundub nagu tõeline keskaegne banketisaal. Isandad istuvad siin üleval kõrgel. Jah, ma arvan, et Malaspina perekond oli siin ja kõik nende külalised olid seal all, eks. Täpselt nii need reeglid olidki seatud. Vabandust, kui ma hääldan seda nime Malaspina valesti. Mõnikord on selle lossi ümber nii palju nimesid, mida peab meeles pidama. Aga jah. Ja Itaalia nimed on ka natuke teistsugused, kui me harjunud oleme. Mis see on? Vaš škoda ruum, ei. On sii? Ei. Ma ei tea, seda on kuidagi raske öelda. Kuidas sa sinna üldse jõuad? Ei, see on vastuvõturuum. See on vastuvõturuum. No okei, mul tekkis lihtsalt korraks küsimus. Nii et koht, kus Malaspina perekond tavaliselt istus. Ma arvan küll. Mis sul siin on? Ei, ma lihtsalt näitan neid. Wow. 400. Mõtlen, see pole ilmselt originaal, aga see maal telliti aastal 400. Ei, see ei ole nii. Ei. See ei ole nii. Ei. Jaa, 1244. 1244. 1205 kuni 1244. Võib-olla ta valitses siin. Jah, see on võimalik. Ja siin näete ka Sala Piano Terra Prima della Restauratio. Nii et siin nad restaureerisid. Okei, see on täis väljaheiteid, aga nad restaureerisid seda kohta 1985 aastal. Ja siis avati see avalikkusele. Sa pead rohkem kaamerasse vaatama. Vabandust. Ei, kõik on korras. Ma lihtsalt mõtlen, jah, ja siis seal on sul see kõneboks. Nii et ilmselt nad panid selle mõnikord üles ja siis rääkisid siin olevate inimeste ja külalistega. Ja omamoodi piltide kollaaž. Ma tean, milleks see kasulik on. Jah, siis on need lihtsalt ilusad pildid, tead küll. Ja need on ilusad pildid. Kunagi olid erinevad rätikud üle maailma. Jah, seda on aastate jooksul kindlasti paar korda restaureeritud. Ma tahan seda kindlasti vaadata. Jumal, sa olid tohutu. Jaa. Ma ei pannudki seda enne tähele. Jah, see on natuke tuhmunud. Jah, see näeb välja nagu ehtne originaalmaal. Ilmselt 100 aastaid vana. Ikka veel siin rippumas. Ja seda siin, vaata, seda ei saa ka tähelepanuta jätta. See on lühter, mille sees on vitraaž. See on täiesti imeline. Ma arvan, et kui see põlema panna, valgustaks see tuba vikerkaare värvidega. Jaa. Ege. Ma mängin ühte klahvi. Ei. See on päris halb. Mis see on? Jumalarong, Steinway. Jumal, Grotrain, Steinway. Ma olen varem Steinwaysid näinud. Steinweg, jah, sul on õigus. Okei, jah. Kuningate ja kuningannade aladelt tuled sa alla talupoegade maailma. Võib-olla ka aadlikud külalised. Loomulikult. Ma arvan, et kui sa tahtsid siin sees olla, pidid sa olema aadlik. Sa pidid tol ajal olema mingil määral tähtis. Muidu see poleks olnud võimalik. See on ka üsna veider ese, sest kui sa vaatad pead, siis see on budistlik kuju. Ma tõesti ei saa aru, miks see siin oli. Kes selle siia pani? Jah, aga see on ilus ese. Ja ma mõtlen, nad võtsid vastu pagulasi, nii et nad olid ilmselt avatud ka paljudele religioonidele. Keskaja Itaalia. Tõenäoliselt mitte. Ma ei tea, kõik olid seal ketserid. Jah, see on tõsi, ilmselt ainult kristlus. Siin on kena ehituskapike. Ma mõtlen, kas need on originaalid.
võib-olla hilisemad originaalid. Jah, paar vappi, Malaspina siin on kirjas. Oh, see on kõik Malaspina 1129. Tõenäoliselt siis, kui sellised perekonnad abielluvad omavahel ja siis nad ühendavad oma vapid, et luua uusi vappe ning kasvavad niimoodi perekonnana. Nii et sa näed, see näeb välja nagu oleks see kogu aeg olnud nagu puu, kas ei arva? Jah. Aga nad arenesid ka lihtsalt selgemini määratletud puuks. Aga me nägime ka väljas, et see on nagu teistsugune vapp ja see ei ole ainult puu, jah? See on tõsi, aga mulle tundub, et see on lihtsalt Malaspina vapp. Ei. 1729 ja siis see lisandub sellele aastal 1275. Jah, nii et see areneb tõesti, nagu sa ütled. Ja siis see ongi algne, tõenäoliselt. Jah. Siin näeme selle fragmente. See koht oli kunagi muuseum. Ja. Mul on siin paar vitriinkappi. Jah, aga sellest on juba mõnda aega möödas. Jah. Ma loodan, et keegi tuleb ja otsustab sellest teha. Jälle muuseumi. Dante, seal ta on jälle. Dante jälle. Jah. Õige. Jah, need on ägedad. Neid näeme minu arvates kirikutes päris tihti. Jah. Need on need. Ma ei tea, kuidas neid pinke nimetatakse. Ma ei teaks ka. Ei, need on alati nii kõrged ja uhked ning kaunilt nikerdatud. Mulle tõesti meeldivad need. Kas sa nägid lühtrit? Oh, jumal, ei, ma ei näinud. Ma vaatasin siia näinud alla. See on tõesti lahe see. Fabanose. Jah, siin on oravad või tegelikult ainult üks. Siin on üks orav. Me nägime teda ka eile. Jah, ta on natuke riukalik ja üsna uudishimulik. See ripubki seal seina peal. Vaata, kas sa näed teda seal üleval? Jah. Mida ta teeb? Sina oled uus elanik. Oh, milline ilu. On tõesti. Ta lihtsalt hävitab lossi. Olgu, lähme oma uurimisega edasi. Ma mõtlesin, kes on lossis? Kes on lossis? Jaa, see on ilus. Tõeline ilu. Jah, okei, lähme edasi. Tundub, et see on tõesti algupärane detail lossist endast. Jah, see on väga tugev ja kohmakas. Vaata. Jah. Ja seal on Malaspina vapp. See on viimane vapp, mida me nägime seal plaadil. Nii vana, jah. See võibki olla lossi algusaegadest. Jah, see on kummaline, sest sellel vapil ei ole kuupäeva ega aastat, nii et me ei tea, aga kõik pärast seda on juba 13. sajandi lõpus. 12 on sellel, täpselt. Nii. Mulle meeldivad ka need. Nii lihtsad. Need on nii naljakad ja suurepärased. Ja siis kaminas sees, täiesti kivist tehtud, plokid on endiselt alles, pidulaud. Kujuta ette, et Dante istus siin. Vaata. Jah. Ma mõtlen, see tundub nagu algupärane laud või väga vana laud. Nii lahe on nende asjade peale mõelda, need istmed selle ümber. Vau, jah, kas need on ilusad? Oh, neil on jalad. Jah. Milleks see siis on? See tuul. Ma ei tea, ma lihtsalt vaatan korra. Raske öelda. Väga raske öelda, mingi suitsutusauk või midagi sellist. Jah. Siin on paar seinalampi. Väga ilusad nurgatoolid on ka väga toredad. Oh jah. Jah, mulle nad väga meeldivad. Ja siis tohutu maal puidust paneelil. Siin on kirjas. Oho, ei, see on Kvigliak 911. See tähendab, et see on 1100 aastat vana. Kui see on nii. Jah, aga siis see ei klapi, eks. See ei ole loogiline. Siis on see ilmselt 1911. See võib olla pigem 1911. Jah, see ei ole loogiline. See näeb liiga hea välja. Ja. See näeb liiga hea välja. Jah, ma ei usu, et see on 1000 aastat vana. Ei. Oh, vaata seda laternad. Kuramus. See on lahe. Jah, just. See oli päris naljakas. See on kindlasti muuseumi ajast.
Yeah. Sa arvad, et nad on? Võib-olla omanikud või midagi sellist. Et sa tead. See on nii naljakas. Nad lõid end selle jaoks täiesti üles. Vau, hei, sa näed kena välja. Lähme keldrisse. Yeah. Ole ettevaatlik, Luke, see põrand. Ma ei tea, mis seal viga on, aga see on täiesti... Ma arvan, et ainult pealmine kiht on kokku varisenud. Jah, aga praegu ei tundu see hea. Ei, okei. Jah, nüüd me jõuame keldrisse. See on see, mida me just nägime. Luke, see on kaev. Jah, me vaatasime siit ülevalt. See ei lähe eriti sügavale. Ei, üldse mitte. Arvan, et vanasti ulatus see rohkem tahapoole. Mul on tunne, et see on mingil põhjusel täidetud. Jah, võib-olla struktuuri stabiliseerimiseks või millekski selliseks. Ma ei tea. Mul on tunne, et me just sisenesime kohta, kus vanasti relvi sepistati. Nagu seal, kus nad alasil suuri mõõku ja kõike muud valmistasid. Ja tööriistu. Jah, ja samuti parandasid lossi mitmel moel. Jah, see näeb siin välja nagu sepikoda, tõesti. Jah, meil on siin tulised söed ja saaksid midagi sepistada, jah. CPV koht. CPV, see on lossist pärit originaal. Kuuramus. Oh, see on ka lähe. Yeah. Mingisugune pesukauss. Ja siin on kõik uksehinged ja kõik muu, mida nad selle koha ehitamiseks vajasid. Vau, nii palju asju on siin ikka veel laiali. Jah, see tundub nagu vana sepikoda, kogu see kivimüür lossi juurest. Ma usun, et see oli osa ahjust. Ei, siis panid sa sinna mõõga sisse. Jah, see on võimalik, jah. Vaata siia, meil on katusekivi ja sellel on kirjas 1680 midagi. 80, jah, ma ei tea, mis see on, aga 85. Kes teab? Ma lugesin internetist, et selles lossis on palju salakäike. Enamik neist on praegu suletud, aga see siin on üks neist, mis on veel alles. Ja neid kasutati siis, kui loss oli tule all, et inimesed saaksid põgeneda ja joosta nii, et neid ei nähtaks. Jah, see pole tehtud sinu pikkusega inimese jaoks. Jah, ole ettevaatlik. Jah, see lõpeb siin ära. Mingil hetkel pandi see kinni, aga näha on, et seda kasutati põgenemisteeks vanasti. Kas seal oli voodi, mis oli päriselt voodi? Olgu, mine ettevaatlikult tagasi. Läheme keldrist välja. On ääg minna torni. Läheme siit üles. Ma olen väga elevil, et saan torni minna. Lähme. Valgus paistab praegu ideaalselt sisse. Jumal, siin on nii palju asju. Võis näha, et see oli omal ajal osa muuseumist. Kindlasti. Nad kogusid kõik erinevad artefaktid lossi ajaloost kokku. Siin sees on kogu kiviraie selline. See ei ole, see on kammkarp. Midagi, mille nad on nikerdanud ja mis ilmselt pärineb selle koha algusaegadest. Siinpool. Selles kapis näed ka tööriistu, raudu ja kõike, mida nad kasutasid, kääre ja naelu, et see koht üles ehitada. Vau, kas sa nägid siin üleval puutööd? See on kuskile ukse kohale mõeldud. Vau. See näeb välja nagu müütiline stseen, jah? Ta võitleb kentauriga. Sa tead? Pooleldi hobune, pooleldi mees. Kuule. See on äge. Kuule. Võikirn. Eks? Siin on veelgi rohkem tööriistu, kümneid ja kümneid erinevaid asju, mida nad kasutasid. Ja loomulikult see tohutu lööts. Jaa, see läks osa sepikojast.
ja Seda nad kasutasid tule süütamiseks ja selle väga-väga kuumaks tegemiseks. Iga kapp on ajalooga täidetud. Läheme natuke siia poole. Võimas tööriistasein. Ma ei oskagi kõiki neid asju kirjeldada. See on pasta jaoks. See on pasta. Jah, see on pasta jaoks. Muidugi, me oleme ikka veel siin. See on millegi jaoks, mis on villast. meil oli ka väga armas muuseumituur kohas, kus me peatusime. Sealt ma selle tööriista ära tundsingi. Villa venitamiseks, selle lahti harutamiseks mingil moel. Nii palju erinevaid asju. Ole oma seljakotiga ettevaatlik, vaata, siin on nii. Siin on nii kitsas, et sa võid kohe midagi ümber ajada. Siin ongi alasi tegelikult. Jaa. Ja veel üks lõõts. Wow, see on isegi, kas see on isegi suurem? Ei, see on lihtsalt tervem. Rääkides saapast seal üleval. Ja rohkem puidust paneele seal. Jaa. Samuti võitlused ja sakmestik. Jah, kõik on tööriistu täis. Võtan siit suvalise tööriista välja. See näeb välja nagu aiatööriist. Kui palju inimesi oleks siin omal ajal töötanud ja elanud? See on hullumeelne. Oi jumal. Vaata, lühtril on ka vappide kujutised. Tõesti, jah. Väga väikesed vapid. Ja, need ripuvad seal. Need näevad välja. See näeb teistsugune välja. See on ilmselt ka originaalne lühter, mis omal ajal elektrifitseeriti. Ja. Tõesti, lahe. Ja kui ilus tuba. Kas see on jahvatuskivi? Jah, tundub küll nii. Jah, kindlasti üks muuseumi kõige huvitavamaid osi, ma ütleksin. Ja kui see oleks natuke paremini organiseeritud ja märgistatud, oleks inimestel nii tore tulla ja külastada see. Sepi kooda, ilmselt see oligi. Ja isegi veel üks kaev siin all. Kas sa saad sellele valgust peale lasta? Et näha, kui sügav see on. See läheb üsna sügavale. See on kindlasti pikk tee ja selle lossi all on palju käike. Olgu, lähme järgmisele korrusele. Ole ettevaatlik, Luuk, sest sa võid oma pea vastu lampi ära lüüa. Ma lõin siin juba korra oma pea ära, kui kaamera ei filminud ja see oli päris valus. Olgu, check ta korraks. Ja, lihtsalt mine edasi. Ma lihtsalt teen niimoodi. Olgu, me jõuame selle koha järgmisele korrusele. See on natuke peenem muuseumituba. See näeb välja, nagu oleks kunagi olnud ka pidusaal, söögituba, koht, kus isandade kuningannad jälle viibisid. Perekonnavapp. Jah, seda näeb siin kõikjal. Need tõeliselt keskaegsed malmist lühtrid. Hei, Dante, jälle. Dante. Ta oli selle koha jaoks väga inspireeriv. Kui kaua ta siin viibis? Võib-olla kirjutas ta siin isegi osa oma luulest. Jah, võib-olla. See on tõeline ajalooline paik. Näed, kuidas vapid jälle tagasi tulevad. Nii palju infot on igal pool reas. Kümneid ja kümneid pabereid. Siin on ajajoon. Wow. See ulatub tagasi aastasse 80. 213 sein ja see lõppeski. Siin pole enam kuupäevi näha. Isegi Herakles on seal. Antonius Herakles. Wow. Jah, siin on raamatud ja kõik muu turistidele, kes käisid siin 80-ndatel, 90-ndatel ja 2000-ndatel, et nautida isegi vanu pilte linnast. See on siin samas kirik ja kellad, mulle meeldib see istumisala. Võiks siin istuda ja vaadata üle mägede. Väike pilguheit. Nii hea vaade. Kui sa siin ringi pöörad, vaata ja vaata seda siin. Ei tea, kas kaamera pealt on hästi näha, aga sa näed, et loss oli täielik vare.
ja seal ümber on tellingud ja kuidas nad selle tol ajal taastastasid. See pidi olema suur pingutus, et sellist kohta taastada. 1737 on seal vitriin kapi peal üleval ja mulle meeldib see pilt selle kõrval. Ja see tundub olevat originaalne, enne kui see taastati, sest näed, et selle küljed on täiesti varemetes. Vapist on veel üks versioon. Jah, seal näed kroonil kotkaid, nende kõrval isegi raamat nende kohta. Jaa. Kelloka on ilus. Olgu, lähme järgmisele korrusele. Jaa. Jaa, see on ka tõesti huvitav. Hiiglaslik kamin. Oleks olnud ka neile väga kena tuba. Siin näeme taas vappi. Jah, See on redelivapp, viimane vapp. Võib-olla isegi. jah, võib-olla. Sa ütlesid seda enne. Tõepoolest, see puu ja selle keerdusoksad on viimane vapp. Ja see, mis on veidi kandilisem, on üks varasematest. Jaa. Jah, see on ka puidust tehtud. Ei, see on malmist. Tõesti. Jah, wow. See on uskumatu. Kamiin on siin all. Hülmeerne. Dokumentatsioon on igal pool. Kas sul on aimu, milleks sellist tuba võiks kasutada? Raske öelda. Võib-olla isegi magamistuba, tead. Võib-olla elas siin kuningas. Ma arvan, et peamagamistuba on veel kõrgemal. On või? Jah, me nägime seda eile. Ma usun. Jah. Me tuleme sinna kohe. Jah. Inus tuba ja pingid igal pool ümber ringi. Palju infot jälle. Kas see on osa relvast? Jah. Püš. Kuidas sa seda kasutaksid? Umbes nii või? Jah. Jah, see tundub rohkem nagu puust relv, millega inimesi eemale peletada. Jah, see on nagu musketilaadne relv. Jah. Olgu, üks neist kõnelemise poodiumitest, need kohad, kuhu raamatut panna. Jälle. Siil on muna. See polnud mingi tavaline muna, vaid millenniumi muna. Hiinast. Wow. See on fotoraamat. On või? Ma arvan, et see on... Jaa, vaata seda. Pilt kirikust, mida ma ei tunne ära. Aga see on siin. Jah, see on sisehoovis. See tundub olevat üsna hiljutine fotoalbum. Jah. Tõenäoliselt mõnest inimesest, kes selle ostsid. Jah, see on väga lühike. Armas. Okei, lähme üles. Me jõuame veel kõrgemasse tuppa tornis. Jah, sa lööd jälle oma käe lühtrisse. Muidugi. See oli väga madal, aga ma arvan, et see oli kunagi peremehe magamistuba. Ma mõtlen, voodi on küll paremaid aegu näinud. Jah, ma olen üsna kindel, et see voodi, ma mõtlen... Sa arvad, et see ei ole originaal? Ei. Ei. Kui sa vaatad seda tagapaneeli, jah, see on lihtsalt sinna pandud. See on liiva pritsitud. Jah, selles voodiraamis. Jah, see ei näe välja nagu eriti autentne antiikvoodi. Aga see võib olla rekonstruktsioon sellest, kuidas voodi välja nägi, kui inimesed siin elasid. Ma mõtlen, nad magasid kindlasti baldahiinvoodis, nagu iga kuningas tol ajal. Muidugi. Jaa. Ja siis, kui siin ripub keskaegne lühter, on sellel isegi väikesed kroonid külgedele. Ja siis taga. Siin on meil kamiin, tõenäoliselt valmistatud tammepuust. See on teine vapp. Jah, see on see, mida me sisehoovis nägime. Jah. Jah, see on suur kamiin. Ja ka puit. Jah, ma mõtlen, ma pole kunagi näinud sellist kaminat töös, aga see võib olla ohutu. Jah. Puit on piisavalt kaugel ja kui sa oled selle suhtes tähelepanelik ja paar kappi on samuti mitte originaalsed, aga neid polnud siin varem. Väga kena. Ma tahaksin siin magada. Jah. Jah, see on imeline koht puhkamiseks.
siit saad vaadata üle linna ja oru. Väike unine linnake. Jah, loodetavasti nad jäävadki selliseks. Jõlseks. Läheme viimasele korrusele, see on tegelikult katus. See ei ole praegu. See on ilus. Täiesti suurepärane. Vaata neid väikseid mäenõlvadel asuvaid linnakesi igal pool. Jah, Itaalias on enamik linnu ehitatud mäetippudele kaitse eesmärgil, et nad saaksid vaadata üle maa ja tõrjuda vaenlasi. Vaata! Ja tegime seda jälle. Veel üks suurepärane koht selleks reisiks. Veel üks ajaloo jäädvustus, mis võib-olla läheb kaduma. Ja see siin on kindlasti üks parimaid, mida ma seni näinud olen. Tõeline keskaegne ajalugu. Tahan teid kõiki tänada selle nädala video vaatamise eest ja tahan teid tänada, et te minuga kaasa tulite. Vaadake ja samuti Loomulikult. Kõigile, kes seda videot vaatavad, pange videole like, tellige kanal, kirjutage alla kena kommentaar ja vaadake ka meie tehtud kaupa. Link on kirjelduses. See on viis selle kanali toetamiseks ja aitab meil nendel seiklustel käia ning neid kohti dokumenteerida. Kohtume järgmisel nädalal uues hämmastavas episoodis.